Seejärel räägin erinevatest dokumentidest ja nende koostamistest, nii juhtimise, õppetöö korralduse kui ka finants- ja halduse poole pealt. Küll aga täna me kindlasti ei räägi lepingutest, sest et lepingute koolitus on eraldi ja see oli teil juba siin eelmine nädal äkki. Nii et hakkame pihta siis. Nii, jagan ka oma ekraani. Nii, ma panen selle nüüd eest ära. Kristi võib mulle öelda, kas on Exceli tabelit näha? Näha. Väga hea. Nii, alustangi siis sissejuhatusest liigitusskeemi, mis siis on nii koolidel kui lasteaedadel üsna sarnane. Küll siis ainult koolid on oma näiteks lastega seotud dokumendi sari ja tähendab koolidel on enda lastega seotud sari ja lasteaedadel oma, kuid üldjoontes on kõik üsna sarnased. Ja siis liigitusskeem, mis on siis kõikidele asutustele Tallinna linna poolt siis ka kinnitatud, Tallinna Haridusameti poolt ka kinnitatud, koosneb siis 4 funktsioonist, millel on omad alamsarjad. Ja esimene funktsioon ongi juhtimine, kus siis meil on esimese sarja siis pannakse põhimäärus ja registridokumendid ja sealhulgas ka koolitusluba ja nende säilitusaeg on alatine ning neid dokumente Tallinna avaliku dokumendi registris ei avalikustata. Küll aga järgmine sari üldkäskkirjad, kuhu siis pannakse kõik need käskkirjad, mis on seotud juhtimisega, avalikustatakse ja nendega läheb siis ka see dokument kaasa. Kolmandaks sarjaks on juhtimisalased protokollid, milles siis kohustuslikud osad on juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ja lastevanemate koosolekute protokollid. Ja kes siis soovib, võib endale juurde tellida. Seadistame teie postipoisis õpilasesinduste ja töökorralduslikud protokollid. Ja need avalikuks ei lähe. Siis on arhiividokumendid, kuhu siis tuleks registreerida kõik arhiividokumendi hävitamisega seotud aktid, hindamisotsused, kooskõlastused ja kõik sellised asjad. Ja see ka taaskord avalikuks ei lähe. Tähendab, ta ei lähe siis Tallinna dokumendi avalikku registrisse. Siis 5. sarjaks on meil asjaajamise ja üleandmise vastuvõtmise aktid. Ja need on siis need dokumendid, mis on seotud sellega, kui näiteks toimub direktori ametivahetus või antakse kohusetäitjale ülesanded üle, et siis need aktid pannakse siia. 6. on kooli arengukava ja sellega seotud tegevusaruanded. Ja siia käivadki siis erinevad arengukavad, tegevuskavad, aruanded, kõik sellised asjad. Ja need ka taaskord Tallinna avaliku dokumendi registrisse ei lähe. Nüüd 7. sari on siis kirjavahetus üldistes küsimustes ja kui ma enne ütlesin, et meil on 4 funktsiooni, siis igas omas funktsioonis on ka oma kindlad sarjad ära toodud, mis on eraldi, et juhtimises on oma kirjasari ja käskkirjasari, õppekorralduses on oma käskkirja ja kirjasari, sellepärast, et postipoisis vastavasse siis funktsioonisarja registreerides dokumendi tuleb siis automaatselt juurdepääsupiirang. Aga siis juhtimise pooles kirjavahetuse sarjas registreeritakse siis kõik need kirjad, mis on seotud juhtimisega, on need siis näiteks hoolekogu koosseisud Haridusametile, transpordiga seotud, üleüldine kirjavahetus Haridusametiga juhtimise alalt ja nii edasi. Ja need siis ka avalikustatakse Tallinna avaliku dokumendi registris. Siis sellest järgmine on koostöölepingud ja siin on veel 2 selle sarja osa, et ühed on siis kehtivad koostöölepingud ja teised on lõpetatud koostöölepingud. Ja siin puhul ka need avalikustatakse, sealhulgas ka nende lisad. Ja koostöölepingute all siis mõeldakse näiteks, et kui
kui näiteks toimub ülikooliga koostöö mingi projekti raames, mõne MTÜ-ga koostööprojekti raames ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd viimane sari juhtimises on siis järelevalvega seotud dokumendid. Siia tulevad erinevad aktid, protokollid, näiteks ettekirjutised ja siin on ka väike erisus, et miks ei tasu neid panna näiteks üldisesse kirjavahetusse, on sellepärast, et järelevalvega seotud dokumentide säilituse aeg on pikem ja seetõttu, kuna neid dokumente peab siis pikemalt säilitama, siis on mõistlik neid panna siia järelevalvega seotud sarja. Nii, liigume edasi. Järgmiseks funktsiooniks on õppetöö korraldamine. Nii. Ja siin on siis nii lasteaedadel kui ka koolidel on õppetegevuse käskkirjad, kus siis kõik need tuleks registreerida need käskkirjad, mis on siis seotud laste vastuvõtmisega, väljaarvamisega, koolide puhul kiituse noomituse või lõputunnistuste kehtetuks tunnistamise ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja need siis ka avalikustatakse. Ja seal on siis nii, et dokument ei lähe kaasa, vaid lähevad siis ainult metaandmed, et nendel käskkirjade puhul on väga oluline, et siis pealkirja väljale ei paneks isikuandmeid kasutavaid teadmist. Näiteks, et ei initsiaale, ei sellist viidet, et lihtsalt ongi avaldus ja siis sisusse saab panna täpsema info. Nii, võimalik ka endale endale ka õppekavavälise tegevuse käskkirju võtta, seal on siis, mis on seotud huviringide ja pikapäevarühmaga ja ka need avalikustatakse. Nii, nagu ma ütlesin, et igas funktsioonis on oma kirjavahetus, ka siin on kirjavahetus õppe- ja kasvatustööde küsimustes, kus siis saab registreerida erinevad pöördumised, näiteks mis lastevanemate poolt on tulnud, kaebused, pretensioonid ja nii edasi. Ja siis eraldi sari on ka nii koolil on see kindlasti olemas, aga lasteaiad saavad selle endale vajadusel siis sooviavaldusega lisada, aga on siis lastevanemate ja õpilaste avaldused, mis siis ka avalikustatakse Tallinna dokumendiregistris, kus siis on need avaldused, mis on kooli vastuvõtmine, koduõppele, koolist väljaarvamise avaldused. Siis järgmine sari 2.4 on siis vabatahtlik sari, mida on võimalik siis endale tellida, kui on soov ja need on siis lastega seotud lepingud. Lepinguid me tänases koolituses ei käsitle, aga ma siis kiirelt räägin ka nüüd läbi. Et siia alla käivad siis erinevad huviringilepingud, ka lõpetatud huviringilepingud, pikapäevarühmalepingud, eelkooli ja linnalaagri omad. Ja samamoodi siis on võimalik seal ka kutseõppelepingud, need on siis see, kui me saadame näiteks mõne õpilase enda koolist välja teise siis asutusse. Nii. Veel on võimalik endale juurde tellida õppetöö koosolekute protokollid, nendeks on siis ainevaldkonna, õpilastööde, eksamite ja ümarlaua protokollid. Et see taaskord ei ole kohustuslik, aga on siis võimalik endale juurde tellida seda. Võimalik on tellida ka õpilasgrupi väljasõiduteatist, kehtivate õpilasraamatute sarja, kui keegi seda soovib, ja õpilaspiletitega seotud sari on ka siis. Kolmandaks funktsiooniks on meil personalitöö, kerin siit veel ülesse, kus siis kõige esimeseks sarjaks ongi personali käskkirjad, kuhu siis registreeritakse need käskkirjad, mis on seotud töötasu maksmisega, matustetoetuse või preemia maksmisega ja need ka siis avalikustatakse Tallinna avaliku dokumendiregistris. Siis on meil kehtivad ja lõpetatud töölepingute sari. Ka on olemas siis, või on olemas kehtivate materiaalsete vastutuste lepingud, näiteks tööarvutid või seadmeid, mida asutus siis oma töötajale pakub. Töövõtu- ja käsunduslepingud.
on selles sarjas olemas. Ka need avalikustatakse ja ka sealhulgas lepingute lisad. Siis on meil veel koolidel on see eriti, on siis praktika, asendusteenistus, kutseõppe edumuslepingud. Need on siis need lepingud, kus on 3 osapoolt, näiteks ülikool, praktikant ja ma ei tea, siis kool või lasteaed. Need lepingud siis pannakse siia sarja. Siis on olemas veel personalialane kirjavahetus, kus on siis töötajate avaldused, puhkused, praktikad, lahkumisavaldused, kõik see. Ja see on ka jälle, et see avalikustatakse, et siis tuleb vaadata, mida pealkirja väljale kirjutada, et sinna taaskord ei läheks isikut kahjustavat infot. Siis on meil veel töökeskkonnaalused dokumendid, mis on siis näiteks töökeskkonna riskianalüüs, tegevuskavad, korraldus ja tulemused, ohutusjuhendid ja kõik sellised asjad. Siis on meil veel tööõnnetuse ja kutsehaigestumise dokumendid ja töötervishoiu ja ohutusalane kirjavahetus. Taaskord, et kui on vaja säilitada töötaja kohta tema töötervishoiu teadmist, siis kindlasti registreerida see dokument siia töötervishoiu ja ohutusalasesse kirjavahetusse, sest see taaskord on sellel pikem säilivusaeg ja taaskord ka see avalikustatakse. Siis on võimalik endale tellida ka tervisetõendite sari, kus siis saab kõik need tervisetõendid registreerida. Ja veel on siis olnud meil soovija on inimesed saanud tellida sellist asja nagu konfidentsiaalsed lepingud, et kui on näiteks, ma ei tea, praktikantide või lapsevanematega, kõike sellist. Ja viimane sari on siis finants ja haldus, mis on paljuski siis kõik need lepingud, on need siis majanduslepingud juriidiliste või füüsiliste isikutega, ruumitunnitasu lepingud on siin, kus saab siis kus siis on ka alamsarjad, nii kehtivad kui lõpetatud sarjad. Need ka avalikustatakse Tallinna avaliku dokumendi registris ja sealhulgas avalikustatakse ka nende lepingute lisad. Siis on siin sarjas või selles funktsioonis veel sari varaga seotud aktid, et siia tuleb siis inventaariga seotud hävitamisaktid, utiliseerimised või inventuuriaktid, mahakandmisaktid, tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktid näiteks. Siis on veel siin ka kirjavahetus finants- ja haldusküsimustes, kuhu siis registreeritakse erinevaid garantiikirju või kirjavahetus lepingupartneriga ja need ka siis avalikustatakse. Siis on meil siin huvide konflikti vältimisdeklaratsioon. See siis sari on loodud selleks, et rakendada korruptsiooni ennetamist ja riigihankega seotud ostumenetluste jaoks. Siis on veel eraldi sari kehtivad ülelinnalised raam- ja hankelepingud, millel on siis ka alamsari lõpetatud lepingud ja neid lepinguid ei siis avalikustata. Ja viimaks on siis ka siin ostumenetlusõiend. Vot selline lühike tutvustus sellest, millised dokumendiliigid siis asuvad liigitusskeemis ja millised on teil ka siis teie postipossides. Nii, võtan nüüd selle jagamise korraks siit maha. Nii. Ja nüüd ma lisan siia siis meie testkeskkonna aadressi chati. Kes tahab, saab minuga kaasa teha. Nii, kohe tuleb. Saate sisse logida. Kohe võtan siis ka enda oma siit lahti. Nii.
Saate kaasa teha sisse logides, ma nüüd kohe vaatan, kuidas ma saan siit. Nii, peaks vist olema ekraanil näha. Nii, riigi autentimisteenuse kaudu on võimalik siit sisse logida ja nüüd jälle taaskord, kuigi ma rõhutan seda ka esmakasutuse koolitusel, et kui te võtate postipoisi lahti, et siis te saate aru, et mis postipoiss on, kui siin all on siis mõnikord on siin koolitus, kellel on lasteaed, kellel on kooli omad, siis teate, mis postipossi te sisenete. Kui siin ei ole midagi kirjutatud või midagi muud, näiteks Tallinna linnaarhiiv, siis sinna ka ei saa sisse, sest seal ei ole teil kasutajad, et ja ei ole ka mõistlik siis postipoissi otsida läbi Google'i või otsingumootori, vaid et siis teie asutuse peakasutaja peaks teile andma selle ligipääsulingi. Nii. Mina siis täna lähen ID-kaardiga sisse, aga võimalik on minna nii mobiil-ID-ga kui Smart-ID-ga. Nüüd, kes koolitusele registreerisid, neil kahjuks ei olnud seal mobiiltelefoni lisatud, seega mobiil-ID-ga ma arvan, et tõenäoliselt sisse pole võimalik minna, aga Smardi ja ID-kaardiga küll. Aga selles mõttes, kui teil on oma postipossis seadistatud see telefoni mobiilnumber, et siis on teil ikka võimalik kasutada seda ja sisse logida mobiil-ID-ga. Nii. Ja siis see on meie see töölaud, kus siis tavaliselt peaks olema meie tööülesanded, aga praegu ei ole. Ja nüüd tänase esimese asjana vaatamegi juhtimisfunktsioonis järgmistele dokumentidele nagu üldkäskkiri, asjaajamisakt, arhiividokumenti, koolitegevusdokumente vaatame, protokolle vaatame, kuidas neid siia panna ja vaatame ka, kuidas impordida ühte avaldust sisse ja koostada talle siis õppetegevuse käskkiri ja luua seoseid ning vaatame siis ka üle, mis asjad on koostöölepingud, aga siin puhul siis need koostöölepingud, millel pole menetlust küljes. Ja kui jääb siis ka veel aega, vaatame üle asjaajamisakti ja arhiivi tegevus. Nii ma juba ütlesin. Nii, alustame siis üldkäskkirjast. Nii. Üldkäskkirja siis saame niimoodi, et läheme siia uus dokument. Dokumendi loendist võtame siit käskkiri üldtegevus ja avanesidki meile siis ekraanivormil väljad. Nii, kordan siis veel kord üle, et rohelised väljad lähevad avaliku dokumendi registrisse ehk koopiana kantakse nad siis sinna ja sinised väljad jäävad asutusesiseseks kasutamiseks ja kindlasti siis tärniga väljad on kohustuslikud. Nüüd natukene seletan neid ekraani väljasid ja siis hakkame neid täitma. Et pealkiri siis on, näete, on siin tärniga ja pealkirjaks siis panemegi ühe juhtimisega seotud dokumendi pealkirja, milleks on siis kooli. Mul siit pakub juba kooli kodukorra kinnitamine. Nii. Järgmisena tuleb siia preambula ja mis asi on siis preambula? Preambulasse tuleb kirjutada need paragrahvid, mille alusel käskkiri välja antakse. Seal võib siis tuua välja, et kas see on kooli või lasteaia põhimäärus või mingitest seadusest tulenev või hoopis kodukord või hoolekogu otsus või hoopis Tallinna Haridusameti poolt välja antud määrus. Selles mõttes on see preambula eraldi, et kui kunagi hiljem on veel vaja samasisulist käskkirja teha, siis minnes dokumendi loendis sellesama dokumendi peale, pärast saan veel näidata, kuidas see käib, et valida koopia seal, et siis ta võtab selle preambula kaasa ja saab siis luua samade paragrahvide alustel uue sisulise dokumendi, ehk siis näiteks on see väga hea kasutada just õppetegevuse käskkirjade puhul, kus näiteks sama preambula alusel tuleb teha mitmele õpilasele käskkiri, siis saab kasutada koopianuppu. Nii. Ja paneme siis preambulasse
et meil on siis kooli kodukorra kinnitamine ja mul on siit juba endale spikrina ette pandud laheda õppimiskooli põhimääruse paragrahv 22 lõike punkt 2 alusel me seda muudame. Nii. Ja siis sisusse tuleks siis määrata ära, et kas see on kinnitamine või kui see on kodukorras mõne punkti muutmine, et siis mis punkt ja mis see muutus seal on. Meie aga paneme, et kinnitada, kohe jälle siit kopin enda näidislause, et kinnitada käesolevaga laheda õppimiskooli kodukord, mis on lisatud ka käskkirja juurde. Et meil siis teeme nii-öelda nagu esimest korda selle kooli kodukorra kinnitamist. Nii, nüüd on oluline see, et me lisaks siia ka selle kodukorra ja samamoodi, et kui siis me näiteks teeme kodukorras muudatust, et siis panna see ka vana või see kodukord sinna juurde. Nii, nüüd ma siit lisa file nupust lisan ka juurde kodukorra. Minul on siis lihtsalt üks pseudodokument loodud siia pealkirjaga laheda õppimiskooli kodukord. Ja tekkis ta ilusti siia põhidokumendina. Nii, nüüd siin on siis edasi, et allkirjastaja on see, kes direktor siis põhimõtteliselt, kes peab sellele dokumendi kinnitama ja allkirjastama. Minul on siin, ma ei tea, miks see vaikimisi Karmen on tulnud, aga ma panen siia praegu hetkel enda nime. Hetkel ma panen omale siia parema ametuse nimetuse, olen direktori kohusetäitja. Siis koostaja peaks olema see, kes siis tegelikult dokumendi koostas. Mina panen siia, mul on üks pseudonimi, siin on Valli Mesilane, kes muidu oli direktor, aga nüüd on siis sekretär. Ja nüüd on siis vaja valida ära see funktsioon. Ja rõhutan, et funktsiooni-sarja valimine on väga oluline, sest postipoiss paneb siis automaatselt juurdepääsupiirangu, õige juurdepääsupiirangu ja sellepärast on oluline neid siin õigesse sarja lisada. Nii, funktsiooniks on siis juhtimine ja sarjaks on üldkäskkirjad. Näete, tuli ilusti juurdepääsupiirang ka juurde. Nüüd, hetkel mul veel selle dokumendil ei ole ei registreerimise kuupäeva ega registreerimisnumbrit. Nüüd salvestame dokumendi ära ja ikka veel ei tulnud seda registreerimise kuupäeva ega registreerimise numbrit. Nii, aga enne kui üldse neid ka siin seda registreerimiskuupäeva numbrit loome, siis meil on postipoisis olemas dokumendi mallid ja ka käskkirjadel on olemas oma mallid. Ja miks siis malle kasutada on just oluline see, et postipoisis, kui me kasutame malli, siis see mall automaatselt genereerib sinna ilusti sisse korrektselt nii kuupäeva kui ka registreerimisnumbri, õiged andmed teie asutuse kohta, et kui te lihtsalt lisate selle enda arvutis, siis tihtipeale võib seal olla vale kuupäev, vale mingi kontaktandmed, et sellepärast kasutage ikka meie postipoisi malli. Ja postipoisi mallile saab siis genereerida sellest nupust mallile saatmine. Nii, valime siit siis õige malli. Meie koolituskeskkonnas on neid malle rohkem, aga meie valime siit siis õppimiskool käskkiri ja saadame mallile. Nii, tekib ilusti siis käskkirja mall ka siia. Ma avan selle, et te saaksite korraks näha, mis see on. Nii, ma kohe vaatan. See on siin. Nii, tõstan temast. Jah. Nii, Kristi, kas seda malli on näha? Jaa, väga hästi. Näete, et siin on see, mis mu pealkiri ilusti siin, mul on siin ilusti see, et mille alusel, mida teha ja et kes allkirjastab ka direktori kohusetäitja kenasti. Nii, saan nüüd selle siit kinni panna. Nii, aga ikka meil ei ole veel registreerimise kuupäeva ega registreerimise numbrit. Kui juhtub niimoodi, et koostaja ja allkirjastaja on erinevad, siis tuleks dokument registreerida. Kui aga ei ole allkirjastaja
või tähendab, kui koostaja ja allkirjastaja on sama, siis võib kohe siin allkirjastada ja siis tekib ilusti kohe registreerimiskuupäev ja number. Meie aga ma näitan siis seda, et kui on siis koostaja ja allkirjastaja erinevad. Nii, siin on siis registreeri nupp. Nii, registreerisin dokumendi ära, tekkis ilusti ka kohe kuupäev ja registreerimisnumber. Kui ma võtan uuesti malli lahti. Nii, näete, tekkis ilusti siia ka kuupäev ja dokumendi number. Nii, nüüd teeme nii, et me saadame selle siis allkirjastamisele ja selleks on siin selline nupp nagu edastamine. Nii, ja nüüd siin on siis võimalik valida ka seda, et teadmiseks, täitmiseks, kooskõlastamiseks ja digitaalseks allkirjastamiseks. Meie valime digitaalseks allkirjastamiseks. Praegu ta läheb, kuna minu kasutaja on Kadri Alanum ja ma saadan siis tegelikult selle direktori kohusetäitjale, et siis tuleb ka siia uuesti Kadri Alanum, aga muidu läheb sinna see, kellelt see koostaja nimi. Nii mul läks jah, nii ma pidin siia Kadri Alanum kirjutama. Nii, no. Taaskord ta jälle võtab siis automaatselt selle postipoisi sisese ametinimetuse kaasa, ma ei ole seda ära muutnud. Nüüd tuleks siia panna ka kindlasti tähtaeg, oletame, et dokumendiga on suhteliselt kiire, et täna juba allkirjastada. Ja resolutsiooni saab siis kirjutada veel, et mis selle dokumendiga peab veel näiteks lisaks tegema, et vaadata üle ja siis digiallkirjastada, aga kohustus seda täita ei ole. Ja nüüd saadame siis digitaalseks allkirjastamiseks. Nii, saadetud. Läheme siia tööülesannete lahtrisse. Ja siin on siis digitaalseks allkirjastamiseks ootavad dokumendid ja mul on siis siin kodukorra kinnitamine. Võtan selle lahti ja vaatan kõik siit üle, sobib ja võtan siit digitaalne allkirjastamine. Tuleb ilusti, ma tahtsin veel ühe asja näidata, panen kinni selle, et näete, et allkirjastatakse alati põhidokumendid ja lisad pannakse lihtsalt konteinerisse kaasa, et nagu näete, siin ta siis on põhidokumendiks nii käskkiri kui ka see kodukord, mida siis allkirjastatakse. Paneme need siis allkirjastama nüüd. Nüüd, kui on vaja neid lisasid ka sinna, siis lisad tuleb ka linnutada, et need sinna allkirja konteineris saaks nii-öelda allkirjastatud. Nii, ja nüüd on niimoodi, et juhul kui ei taheta allkirjastada ikkagi, siis saab siin panna ka ei ja kindlasti tuleb siis eile panna juurde see kommentaar, muidu ta ei lase seda salvestada. Nii, paneme siit allkirjastame ID-kaardiga. Läheb natukene aega. Ootame momenti. Mõnikord, kui läheb kaua aega, siis saab ka korraks, võib ka katkestada selle protsessi ja uuesti alustada. Ahah, nüüd tuli, aga praegu polnud vaja. Koolituskeskkonnas juhtub seda tihtipeale, et jookseb digiallkirjastamine natukene kauemaks just sellepärast, et korraga allkirjastab mitu inimest. Nii, läheb taas kord natuke aega. Kui siis peaks näiteks digiallkirjastamisel kuvama ette errori, siis ka siis uuesti katkestada see nii-öelda allkirjastamise protsess ja alustada uuesti. Et siis mõnikord ta laseb. Nii, mind ilusti allkirjastatud. Nüüd siis on võimalik siit ka kenasti välja saata, kui seda on siis vaja saata. Nii, lähme nüüd korraks siia dokumentide loendisse. Nii, mul näitab siit, tõstan selle siia eemale, siis on kenasti ilusti näha siin, kus see minu viimane on. Nii.
kellel tuli valimisilane on kinnitatud. Nii, siis ma tahtsin siit korraks näidata, et tähendab, kui me dokumendi loendis siin dokumendi liike muudame, siis kuvatakse erinevad siin read, et kui selles dokumendi tabelis on näiteks sisu ei ole nii palju näiteks näha, siis kui me võtame siit käskkirjad, siis siit on võimalik rohkem näha ja saada sellest sisust aru ja näitab siis teisi ridasid. Nii, jätkame nüüd. Lähme siis järgmise dokumendiga, milleks on siis, vaatan, asjaajamise akt. Lähme võtame uue dokumendi. Ja võtame siit ja tegelikult käskkirjade, lihtsalt ütlen siia juurde veel kommentaaris, et käskkirjade koostamine on kõikidel funktsioonidel samasugune, lihtsalt kuhu funktsioon ja kuhu sarja sa registreerid, see on siis oluline vaadata. Ja siin, kui dokumenti valite, siis te juba valitegi kas siis õppetegevus, personalikäskkiri või üldtegevus. Vot. Aha, mitte asjaajam ei tahtnud ma, vaid hoopis tahtsin. Ei, ikka asjaajamisakt. Nii, võtame siit siis asjaajamine. Ja selles mõttes, et kui meil on siin ka kuulajaid lasteaedadest, et siis teil on täpselt samamoodi kõik see, lihtsalt me teeme selle õppimise siin praegu õppimiskoolis, aga tegelikult lasteaedade puhul on täpselt samamoodi kõik väljad. Nii, akt asjaajamise, nagu rääkisin, tavaliselt koostatakse näiteks direktori vahetuse korral. Neid dokumente tehakse üldiselt üsna harva, aga kui see juhtub, siis teate, kuidas seda koostada. Ja siia siis pannakse üleandjaks on siis see nii-öelda vana direktor. Panen siia Valli Mesilane. On siis direktor. Praegu ma panen ta direktoriks ja vastuvõtja on siis Kägi Alanul, kes on siis direktori ametikohuse täitja. Kohusetäitja. Nii. Sisuks pannakse siis tavaliselt see, et mis seal siis on, et on seal siis see akt dokumentide kohta, saabki panna siis akt dokumendi loetelust, mida üle antakse. Kes nüüd on päriselt siin direktorid ja need, et siis te teate täpselt, kuidas see sisusõnastus korrektselt on. Mina lihtsalt praegu teen selle näite. Saabki panna ka asjaajamise, üleandmise, vastuvõtmise akt, mis sisaldab siis neid dokumente. Nüüd siia failina lisatakse siis seesama dokumendi loetelu. Mina panen siia üks tore dokument, see on taas kord üks selline teodokument mul loodud põhimõtteliselt, et tühi seal väga palju midagi ei ole lisatud. Nii. Ja ta läheb ilusti põhidokumendina. Nüüd taas kord tuleks siis valida see funktsioon, milleks on juhtimine ja asjaajamise ja üleandmise vastuvõtmise aktid. Ja kohe tuleb juurdepääsupiirang ka ilusti juurde. Nüüd, mul tuli üks asi meelde, mis mulle eelmisest asjast jäi rääkimata, aga saan seda pärast näidata. Nii. Ja praegu siis seda registreerimiskuupäeva ja aktinumbrit ei ole, aga kui ma selle salvestan ära, siis tekib ilusti siia see registreerimiskuupäev ja aktinumber ka. Ja nüüd on lihtsalt ainult siis allkirjastamise vaev. Vot. Ja kui taas kord selle registreerimise on teinud direktorile või näiteks sekretär, siis ta saab siit edastamise nupu alt saata ta siis digitaalseks allkirjastamiseks.
Praegu ma seda allkirjastamist ei näita, sellepärast et, sest ma juba eelmises dokumendis näitasin seda. Ja siit on taas kord võimalik see välja saata siis näiteks Haridusametile. Nii, selline on siis asjaajamisakt, aga nagu ma ütlesin, neid dokumente tuleb üldiselt väga harva ja kui tõesti siit midagi on sellist, mida ei tea, mida täita, et siis saab alati meie klienditoele helistada ja küsida nõu. Nii, järgmiseks dokumendiks ta peaks siin ma näitan korraks, et see akt peaks ilusti siin dokumentide listis ka olema, näete. Dokumendi liik, asjaajamise akt. Nii. Järgmiseks dokumendiks võtame arhiividokument. Taas kord lähme siia uus dokument tääbi peale ja valime siit dokumentide liigi loendist arhiividokument. Nii. Meenutab ta loomult jah, aga tegelikult ei ole. Ja siia siis kuuluvad need arhiividokumendid, hävitamise, üleandmise ja hindamisotsused ja pealkirjaks siis tuleks kirjutada see, et mis ta siis on. Näiteks dokumentide hävitamise akt. Nii. Ja sisusse tuleks siis kirjutada, et mis see siis seal on. Näiteks dokumentide hävitamise akt sarjadele 1-7, 2-1 aastatele 2009-2014. Nii. Nüüd ja siis siit saab siis panna selle dokumendi, kus on see loend, mis hävitamisel täpselt läheb, saab juurde panna. Mina taaskord lisasin siia põhidokumendi ja see läheb ka siis allkirjastamisele. Nüüd koostajaks ma taaskord panen siia Valli Mesilase. Valli, kes tänaseks on muutnud oma positsiooni asutuses ja on sekretär. Nii, ja allkirjastajaks panen siis enda. Nii, ja olen siis direktori koos, panna see täitjad. Nii, aga kui te praegu ma küll neid ametinimetusi siin muudan käsitsi, aga tegelikult on niimoodi, et kui teil on ilusti need kasutajad lisatud ja talle see amet ka tema sellesse isikuprofiilis ilusti külge pandud, siis kui me juba valime selle inimese, siis tuleb see ametinimetus kenasti kaasa. Et ei pea selle ametinimetusega siin möllama, see võtab päris palju aega, kui neid siin hakata muutma. Et kui teil muutub asutuses selle inimese positsioon, siis ikka kindlasti andke meile teada, et saame muuta õigeks, sest seda jälgida, et kogu aeg siin ikka õige tuleks, on päris keeruline. Nii, taaskord funktsiooniks on meil juhtimine ja sari on arhiividokumendid ja näete, ilusti tuleb ka juurdepääsupiirang juurde. Nii, taaskord ei ole meil selles siin automaatselt registreerimiskuupäevaga numbrit, aga kui me nüüd selle ära salvestame, siis tuleb siia ilusti juurde see kuupäev ja registreerimisnumber. Nii. Nüüd siin meil on võimalik ka saata mallile. Ma pole päris kindel, kas vist on ka koolidel ja lasteaedadel see olemas, aga kui teil on oma mingine mall, siis saate selle malli peale saatmist teha. Saadame siis mallile, vaatame, kas ta mulle siit, jah, hävitamisaktsi näidis. Ja saame siis vaadata kohe, milline see näidis välja näeb.
et siin siis saab veel seda täita, salvestada ja uuesti lisada, aga ilusti tuleb siit registreerimisnumber ka juurde. Nii. Taaskord siit saab siis allkirjastada. Näitan veel kord allkirjastamise võimalust. Võtame siit ID-kaardilt allkirjastamine. Läheb moment aega. Kui teil on ka näiteks pärast, kui me protokollide juurde jõuame ja teil on näiteks oma protokolli mall olemas, siis seda on võimalik postipoisi seadistada, et seda võite meile teada anda. Nüüd on ilusti see mall ja dokument konteineris olemas ja siit on juba hea lihtne saata ka välja. Mis ma tahtsin veel näidata, tahtsin näidata, et siit on võimalik vaadata dokumendi logi, et mis sellega on tehtud. Vaadatud, et siit saab siis neid vaadata. Nii, arhiividokument on ka taaskord siis tehtud. Nii, nüüd kui tahate kontrollida, kuidas dokument on, siis ilusti siin näitab siis ka dokumendi loendis selle ära. Nii, järgmisena ma kohe vaatan, mul on siin üks märkus selle kohta kirjutatud. Et miks mitte panna neid, näiteks kui linnaarhiivist tuleb hindamisotsus, et miks oleks mõistlik neid hindamisotsuseid panna siis arhiividokumendi sarja, on see, et me paneme need tavalisse juhtimiskirjasarja, siis selle säilitusaeg on ainult 5 aastat, aga hindamisotsust on võib-olla vaja kauemaks, et siis selle arhiividokumentide sarja säilitusaeg on pikem, et siis tasub need panna ja eriti kehtib see siis, eriti seda võiksid meeles pidada need asutused, kes on arhiivi moodustajad. Nii. Nüüd järgmiseks võtame kooli tegevuse dokumendid. Nii, taaskord jälle võtame uus dokument. Ja võtame siit kooli tegevuse dokumendid. Nii. Pealkirjaks võime siis kirjutada näiteks tegevust aruanne 2024. Sisuks. Sisu võib täita, aga ei pea täitma. Et juba kui nagu lisada see dokument siia lisan ära, siis see on piisav, aga kui te täidate sisu, siis sisu näiteks aitab teil otsingus kiiremini seda dokumenti leida. Et kui vaja, siis saab seda sisu täiendada seal, et mis seal siis sees on. Taaskord mina panen siis külge siia ka dokumenti, milleks on üks tore dokument. Tuleb ta ilusti põhidokumendina siia juurde ja nüüd siis ongi nii, et siin on kaks rolli. Üks on sisestaja ja teine on koostaja. Sisestaja on siis see, kes märkida sinna see inimese nimi, kes selle kirje postipoisi sisestas. Nii, näiteks panengi, et mul see samas sekretär siin, Valli Mesilane, sekretär, selle koostas või sisestas, aga koostas selle siis Kädi Alanum, kes on direktori kohusetäitja. Selle saab siit ilusti jälle, mitte siit, vaid koostaja siis tuleks kirjutada siia Kädi Alanum ja direktori kohusetäitja või asetäitja panen siia. Nii, ja nüüd tuleks taaskord valida funktsioon, milleks on siis juhtimine ja sari. Ja nüüd siin avaldub meile kaks
kaks sarja. Üks on siis põhimääruse registridokumendid ja teine on siis kooli arengukava, sellega tegevusaruanded. Meil on hetkel tegevusaruanne ja valimisele 1-6 sarja. Nii, ilusti tuli juurdepääsupiirang juurde. Taaskord ei ole enne salvestamist ei kuupäeva ega registreerimisnumbrit. Paneme salvesta. Ja tekkis ilusti kuupäev. Ja siit on võimalik taaskord siis saata siis nii-öelda direktorile allkirjastamiseks või tähendab, kui direktor saab siit ilusti allkirjastada ja siit on võimalik siis saata, edastada allkirjastamiseks. Nii. Ja. See on siis meil tegevusaruande kohta. Nii. Nüüd jälle taaskord saame dokumendi loendist vaadata, kenasti siin olemas see. Ja nüüd võtame uus dokument taaskord ja võtame koostöölepingud. Koostöölepingud. Siin allpool on leping ja koostööleping. Ja täna ma siis räägin sellest, kui sellel pole küljes menetlust. Et kui teil oli dokumentide koolitus, siis näidati seal, et kui dokumendil on menetlus küljes, kuidas see toimib. Samamoodi, et kui teil on seadistatud, et teie koostöölepingul on menetlus küljes, siis tuleb samamoodi toimida. Nii. Koostöölepingul on siis nii, et sellel on alamliigid. Kas tegemist on koostöölepinguga või sihtfinantseerimislepinguga? Koostööleping siis tähendaks seda, et näiteks ülikooli ja lasteaia või kooli vahel on mingi koostöö või MTÜ ja kooli vahel või asutuse vahel on mingi koostöö. Ja sihtfinantseerimisleping on siis see, kui tuleb sinna ka näiteks rahaline pool külge, näiteks saadakse mingit toetust KIK-ist või mõnest muust looduskoolist või mis iganes, et siis tuleb valida sihtfinantseering. Me teeme hetkel koostöölepingut. Lepingu üks pool on siis meie see asutus ja teine on näiteks siis näiteks Tartu Ülikool. Nii, siin tuleb siis kui see asutus on kenasti ka siin loendis olemas, siis saate valida ja tuleb talle kenasti juurde nii registrikood. Nende registrikood tuleb juurde. Võimalik on siis veel ka kolmandat osapoolt siia lisada, kui see on. Ja lepingu pealkiri võibki siis olla, et koostöö näiteks eluks valmis projektis. Nii, lepingu sisu ja objekti sisu, et siin sisusse siis pannakse kõik need kirja üldised põhimõtted. Ma neid hetkel praegu lisama ei hakka, aga et panna need sinna kirja, taaskord on hea mugav selle kaudu otsida ja dokumendi loendist siis lugeda. Kui siin oleks nüüd see maksumus, mu hiir kadus nüüd ära, maksumus, siis sihtfinantseeringu puhul pannakse see maksumus ka. Siis pannakse siia lepingu algus. Oletame, et siis homsest hakkab see kehtima ja lepingu lõpp ja võime panna siis siia 2026 4. märts. Nii. Ja siin saab siis määrata, et kas on tähtajatu või kuni kohustuste täitmiseni, aga see pole kohustuslik. Mis asi see teavituse algus on? See on siis võimalik märkida endale, et postipoiss saadaks meeldetuletuse, et see leping hakkab lõppema, et siis saab endale panna sinna kuupäeva juurde. Ma hetkel seda ei pane ja siin on siis ka selgitav küsimärk, et kui sellele vajutades, siis ta selgitab, et mis see teavituse algus on. Nii, lisan siia taaskord selle üks tore dokument, kus siis võiks olla siis kirjas kogu selle lepinguga seotud punktid. Nii, nüüd on siin siis funktsioon, juhtimine. Ja meil on siis praegu kehtivad koostöölepingud juriidiliste isikutega.
ja kui on vaja, siis saab siia märkusi juurde panna. Ja see on siis see põhileping. Nüüd taaskord kuupäeva registreerimisnumbrit ei ole, paneme siia salvesta ja need tekivad. Nii. Sellele lepingule on võimalik ka teha lisa. Selleks saab siit siis valida järg ja siis ta pakub juba selle, et võtta siit lisa, kui ma selle peale vajutan, siis ta kannab üle need vajalikud väljad, mis on vaja ja siis saabki siia kirjutada, et mis selles lepingus muudeti ja mis on need uued ajad. Praegu seda siit lepingu lisa ei tee. Nii. Ja lähen dokumendi loendisse ja võtan selle sama projekti uuesti lahti. Oletame nüüd, et meil on see leping lõppenud. Nii. Vaatame, praegu kõik asjad on siin meil kirjas, on ju, leping lõppes ära. Nüüd meil on vaja see tõsta lõpetatud lepingute toimikusse. Selleks on nüüd saab siis, praegu kuupäevaliselt ma panen, et muudan ära, muudan selle kuupäeva siis. No praegu ma panen 6, sellepärast, et mul juba algus on 6, aga muidu peaks olema siis see lepingu lõpuaeg siin on ju. Ja võtan siit, ikka jääb ta funktsiooni juhtimine, aga saan ta siit tõsta lõpetatud koostöö lepingut juriidiliste isikutega ja salvestan ta ära. Vot, nüüd on ta seal lõpetatud kaustas. Nii. Jah. Vaatame, mis siin veel. Ja et siis, kui näiteks tekitatakse sinna lepingu lisa, siis see lepingu lisa tekib siis seos ilusti selle põhilepinguga, et ma mõtlen, kas siin on mõni hea näide mulle tuua. Vaatame, kas siin on majandus, ei, mul siit ei ole. Vaatame mõnda. Peaks tulema ka see seoste osa. Okei, ma praegu ei keskendu sellele, saan pärast veel otsida. Aga mul üks põnev asi, mis ma tahtsin käskkirjadega enne rääkida, aga nüüd läks meelest ära. Olgu, jätkame. Nüüd lähme siis õppetegevuste sarjade puhul. Nüüd ma näitan just seda õppetegevusega seotud käskkirja. Kui teil on nüüd olukord, kui meil oli esmakasutaja koolitus, siis ma näitasin, kuidas kirja registreerida. Nüüd, kui on nii, et avaldus on meile sisse tulnud postipossi, siis meil on siin selline koht nagu saabunud dokumendid. Nüüd ütlen, et kes minuga kaasa teevad, palun võtke siit tagantpoolt mõni avaldus. Et kui me võtame sama avaldust toimetama, siis meil lihtsalt jookseb see postipost kokku. Ja mina võtan siit esimesed lehed, aga teie minge nagu natuke kaugemale. Võtan siit selle sama Linnamäe avalduse. Nii, kellelt on tulnud, on Miie Viikipuu avaldus, saadan avalduse. Nii, nüüd siit panen, et impordi e-kiri. Nii, see on siis, oli avaldus meil, ta pakub mulle siis vali ekraanivorm ja mina valin siit on lastevanemate avaldus sisse tuleb. Voila, täidab juba minu eest teatud väljad ära. Nii. Postipussi nii, et kirjad ja avaldused näevad üsna sarnased oma loomult välja. Küll aga tuleb tähelepanu pöörata see, et avalduste puhul siis sellele avaldusele tehakse käskkiri ja need siis seotakse omavahel. Nii, avalduse kuupäev tuli siis täna. Võtame selle 5. siia. Mõistlik oleks selle õppuri nimi ka panna siia, sellepärast et otsingust on siis seda hea otsida. See koht on siis see, kui õppuri nimi on sinine, siis tema ei lähe avaliku dokumendi registri väljale ja panemegi siis siia, ma panen Kati Karu lapse nimeks.
Nii, kirjast võtab ta kohe selle lapsevanema nime ja siin ilusti selle tärni all, et kui siin on siis see lapsevanema nimi, siis sellele väljale postipoiss ise genereerib initsiaalid ja kuvatakse initsiaalid siis ainult sellel Tallinna avalikus dokumendiregistris. Mõistlik oleks kirjutada ka see õppuri isikukood, kui seda vaja on ja kui on vaja, siis ka telefon. Nüüd suur-suur tähelepanu teile, et siin on pealkirjaväli, see on roheline ja see läheb avaliku dokumendi registrisse. Kui see kiri tuleb teile sisse ja te impordite seda sisse, siis seal pealkirjas võib olla mida iganes, seal võib olla, no ma ei tea, ma toon mingi väga sellise suvalise näite, ma ei tea, näiteks nimi Pille, kriipsud, punktid, ma ei tea, karuke on ju. Et vahest juhtub, et see pealkiri võib olla seal täiesti mitte korrektne, siis see, kes selle registreerib, selle avalduse, peaks kindlasti selle pealkirja üle vaatama ja panema siia korrektse pealkirja, näiteks avaldus. Ja paluks mitte siis siia panna neid isikut kahjustavaid andmeid, ei õpilase või lapse initsiaale ega klassinumbrit, vaid piisab täiesti avaldus näiteks kooli vastuvõtmiseks. Nii. Nii. Ja kui on vaja olete selle avalduse sisu vaadanud, siit saate avaldust vaadata, mul on tegelikult see tühi dokument seal, et siis saate siia sisusse veel täiendusi panna, näiteks avaldus, noh, see võib panna veel õpilane Kati Karu näiteks. Nii, selle järgi on hea jälle otsida, kuigi juba õppuri nimi on tegelikult olemas. Nii, nüüd kuna see on avaldus, siis läheb see ka täitmiseks, sellest tehakse käskkiri, siis näiteks, siis tulebki panna sellele täitmise jaoks kuupäev. Nii, ütleme, et selle avalduse käskkirja tegemiseks on ülimalt kiire, paneme tänase kuupäeva. Nüüd selleks, et see läheks kindlasti täitmiseks, täitja läbivaataja siis, kes siis selle käskkirja teil koostab, on ju, praegu seda teeb kädi alal ja siis tuleb panna see linnuke täitmiseks, siis tal läheb ilusti ka tööülesannetesse see. Nii, nüüd on meil siin dokumendid ka kenasti olemas. Ja siin on siis valida see funktsioon, on õppetöö korraldamine, sari on lastevanemate õpilaste avaldused ja näete, tuleb kenasti siia juurdepääsupiirang ise juurde, mis on siis seotud see eraelu puutumust kahjustatava infoga. Nüüd paneme siit salvesta ja on kenasti see siis avaldus registreeritud. Nüüd teeme sellele siis käskkirja. Lähme uus dokument, võtame siit käskkiri, õppetegevus. Nii, pealkiri oli siis avaldus kooli vastuvõtmiseks. Kooli vastuvõtmiseks. Taaskord pealkirja väljas ei tohi panna siis isikut kahjustavat teavet, vaid seesama pealkiri võibki olla avaldus kooli vastuvõtmiseks. Nüüd siia käib see samune preambula ehk siis see määrus või dokument või mitte dokument, määrus, eeskiri, mille alusel seda käskkirja koostatakse. Ja minul on endal siin väike spikker. Panen preambulaks Haridus- ja Teadusministeeriumi määrus. Ja siis sisusse tuleks panna, et mis see on, siis ma ei tea, kinnitada Kati Karu kooli vastuvõtmine alates 5. märtsist. Taaskord 2025. Taaskord kooliinimesed teavad täpsemalt, mis seal käskkirjas selle sisu poole peal on. Sellesse saab kirjutada ilusti sisusse saab kirjutada täpselt lahti, mis see on.
ei peakski kirjutama, et ma lihtsalt toon siin praegu näite. Nii, ja siis siin tuleks siis valida, et kes on see allkirjastaja. Taaskord on niimoodi, et hoopis allkirjastajaks on Kädi. Nii, kes on siis direktori asetäitja või kohusetäitja. Nii, koostajaks paneme taaskord Valli. Kes on sekretär nüüd. Nii, funktsioon tuleks siit valida, õppetöö korraldamine, sari, õppetegevuse käskkirjad ja tuleb ilusti see juurdepääsupiirang ka siia juurde. Näete, panen siit salvestama ja tuleb ilusti registreerimisnumber ja kuupäev ka. Nüüd on see järgmine võtmekoht, et saab luua siia seose. Siit seoste alt siis võtame plussmärgi. Ta viib meid meie dokumendi loendisse ja siit saab valida selle sama avalduse. Oih, mitte see, vabandust, mitte see, vaid mul oli vaja võtta siit see avaldus. Nii, ja seos on siis siia loodud. Salvestame üle ja nüüd taas kord me saadame selle käskkirja Mallile. Nii, Mallile saatmine. Valin siit Mallide loendist õppimiskooli käskkiri. Saadame Mallile ja tekib ilusti see Mall siia. Ma kohe võtan selle lahti ja näitan teile ka. Nii, näete, ilusti siis kõik kuupäev tuleb siia külge see asutusesiseseks kasutamiseks. Ja alus, mis siis alus selleks, et see mitte konfidentsiaalsus, vaid asutusesiseseks kasutamisnõue on. Vot niimoodi ilusti on see täidetud. Paneme selle kinni ja nüüd siis saab selle ilusti allkirjastada. Panen siit jälle digitaalseks allkirjastamiseks. Jälle, kui taaskord Valli on seda teinud, siis ta edastab selle digiallkirjastamiseks, aga ma praegu seda osa ei näita. Ja siis allkirjastan ta lihtsalt ära. Ja taaskord läheb päris kaua aega. Nii, ilusti siis see digidokument ka siin olemas ja saab siit juba siis kenasti välja saata. Nii, nüüd tahtsin näidata, et kui oleme siia dokumendi loendisse ja võtame selle sama käskkirja siit. Meil on vaja siis sarnane käskkiri tekitada. Tähendab, meil on üks avaldus veel, eks ju, aga meil on samasuguse põhjaga vaja siis käskkiri luua. Siis on võimalik siit võtta koopia. Õppetegevuse käskkiri pakub mulle ta kohe ja tekib siis uus käskkiri. Siit saate need sisud näiteks tühjaks teha, võtta selle seose siit ära. Nii. Ja teha siis, mul läks see mõistus kokku, täita siis uuesti sisu vastavalt, millise avaldusega siis seotud see on ja salvestada ja tuleb siis uus käskkiri. Nii et niimoodi on võimalik neid käskkirju teha, nii et ei peaks kõiki väljasid uuesti täitma. Nii. Vaatan, mis siis veel, protokollidest veel rääkida. Nii. Protokollid on siis taaskord, võtame uus dokument. Võtame siit
protokollid, võtame siis näiteks hoolekogu protokoll. Ja siia saab siis märkida, et milline oli see toimumise kuupäev. Näiteks selle kuupäev oli 4. Pealkiri on hoolekogu protokoll 04.03.2025. Nii. Siis võib siia kirjutada päevakorra, juhul kui see on nagu oluline selleks, et jälle see päevakorra on nagu justkui sisuväli ja kui teil on sinna näiteks kirjutatud need päevakorrapunktid ja teie otsite näiteks, ma ei tea, hoolekogus kinnitati uus eelarve osa, et siis te saate nagu näiteks eelarve 2025, teate, et siit protokollist siis, kui te panete otsingusse selle eelarve 2025, siis ta kohe selle sama protokolli teile ette kuvab ja saate siis kiirelt leida selle. Nii, hetkel ma jätan selle tühjaks. Panen taaskord siia siis protokolliks üks tore dokument. Tuleb see ilusti siia dokumendina juurde. Ja nüüd on niimoodi, et siis sisestajaks jääks see, kes selle kirja nii-öelda sinna postipossi on teinud. Koosoleku juhatajaks saab panna ka kädi alanurmi ja protokollijaks paneme Valli Mesilane. Nii. Kui need on ilusti teie postipossis need kasutajad olemas, saate siit 3 punktist nad lahti võtta ja otsida. Nii, funktsioon on siis juhtimine ja hoolekogu protokollid ja need ilusti tuleb ka see juurdepääsu piirang juurde. Kui nüüd peaks olema mingeid seoseid, mida on vaja siis siduda selle hoolekogu protokolliga, siis neid seoseid saab siia panna. Nii, nüüd salvestame selle ära. Ja ongi siis põhimõtteliselt dokument registreeritud kuupäev number juures ja võimalik siis saada digitaalseks allkirjastamiseks. Protokollide puhul on nii võimalik, et saab panna ka menetluse külge, kui on seda vaja, aga siis tuleks meile teada anda. Saame teile häälestada. Teiseks on võimalik see, et kui teil on endal oma protokolli põhi olemas ehk siis mall, siis võite meile teada anda, saame ka taaskord selle seadistada teile siis siia, et saate nagu justkui kohe otse teha postipossi selle protokolli. Ja tavaliselt on siis nii, et kui ei ole seda menetlusosa siin küljes, siis esimesena allkirjastab juhataja ja siis protokollija. Ja siis on võimalik ka näiteks, kui protokolli on väljaspool maja, koosoleku juhataja allkirjastab ära ja saadab siis siit välja, valides siis selle kontakti, näiteks panen praegu siis enda kädi postipoiss ja saab siis saata selle välja siit. Ma jälle taaskord ei hakka seda allkirjastamist näitama, sest et see kõik on ühtemoodi. Nii. Nüüd järgmise asjana ma näitaks veel sellist asja nagu, mul jälle ir kadus ära. Lähme siia uus dokument ja võtame õpilaste väljasõiduteatis. Õpilasgrupi väljasõiduteatis. Nii. Siin on siis saab kirjutada, mis õpilasgrupp läheb välja. Ma teen seda praegu kooli näitel, näiteks 3B klass. Väljasõiduaeg on siis reedel näiteks ja kestab see ka siis kuni reedeni. Eesmärk on külastada energiakeskust, oli vist mingi selline sarnane asi Tallinnas. Mis selle marsruut on, eks ju, on Tartu, Tallinn, näiteks Tartu või
Jah, ma räägin praegu Tartu näitel, sest ma ise elan Tartus ja siia saab siis panna selle õpilaste nimekirja, aga seda võib ka dokumendina lisada, et ei pea seda õpilaste nimekirja siia väljale panema. Ja siis saatjate nimed näiteks on Valli Mesilane ja Pille Kallas. Siis tuleks panna siis see, kes see teatise esitab siia. Noh, praegu panen siia direktori asetäitja. Nii, kes siis väljasõidu eest vastutab? No ütleme, et Valli vastutab. Nii, ja kooskõlastab siis nii. Ma võtan selle siit ära, tahtsin, et kooskõlastust muidu tuleks siia panna, et kes see kooskõlastab selle, et näiteks siin võib olla ka see direktor, kes selle kooskõlastuse ja teadete esitaja võib olla ka siis mõni õpetaja, huvijuht, kes on vaja. Siis kool ja nagu ma ütlesin, et selle õpilaste nimekirja või siis päevakava võib siit siis dokumendile lisada, panen taaskord siit üks tore dokument. Ja funktsioon on siis õppetöö korraldamine ja õpilasgrupi väljasõiduteatis ja näete, tuleb kohe ilusti juurdepääsupiirang, sellepärast et see sisaldab isikute nimesid. Nii, paneme salvestame siit. Nii, võimalik taaskord siis siit ilusti allkirjastada seda, teha ka koopia, kui vaja, kui mitu tükki on neid. Mis on siis veel üks huvitav asi, et siin on olemas ka mallile saatmine õpilasgrupi väljasõiduteatis. Saadame mallile, tuleb ilusti see mall ka siia ja teen selle malli lahti ka. Näeb siis välja selline, et kui siin oleks kenasti ka õpilaste nimed juures, siis tuleks need õpilaste nimed ka siia juurde. Vot, sedasi on siis selle õpilaste väljasõiduteatisega. Nüüd, kui ma enne näitasin neid protokolle, siis protokollid on tegelikult kõik üsna ühe selle põhjaga, et seal muutusi ei ole. Samamoodi on ka käskkirjadel, et sarnane see põhiosa, lihtsalt see, et mis funktsiooni osaga ta tuleb. Kui jääte mõne dokumendi loomisega hätta, siis saate meile helistada, kirjutada. Kui te neid dokumente avate, siis ma alati öelnud, et see on nagu pangaautomaadi puhul, et vaadata hästi loogiliselt, mida sealt küsitakse ja siis seda ka täita. Nii, ega rohkem mul tegelikult nende dokumentide kohta midagi küsida või rääkida ei olegi, et kui on nüüd küsimusi, siis. Minuga võite rääkida. Kuulan. Mis see küsimus oli? Praegu raske öelda, aga võtame teie kirjalik avaldus. Kirjutage palun, millal te tahate, kui palju inimest tavaliselt käib, sellepärast siis me vaatame. Nii, ma ei tea, kas see nüüd oli äkki väline jutuajamine. Nii, igatahes, kui kellelgi on küsimusi, saab neid küsimusi praegu esitada, kui ma kohe vastata ei oska, siis ma saan saata meili peale neid vastuseid. Kas ma mõtlen, kas on veel midagi? Kindlasti jah, et kui te jääte hätta, siis võtke meie klienditoega ühendust. Võib ka mulle eraldi kirjutada kädi@peeppoiss.ee, et siis saan abistada. Ja tegelikult nüüd ongi meil need koolitused põhimõtteliselt läbi, mis on seotud siis üldiselt kogu postipoisi kasutamisega. Et teil oli nüüd, kes on siis käinud mul mõned siin esmakasutajakoolitustel, teil oli eelmine nädal lepingute koolitus ja täna siis olid need ülejäänud dokumendid, millega siis põhiasjalikult tegeletakse. Nüüd
kui kellelgi jäi mõnest koolitusest midagi, mida ta tahaks võib-olla uuesti vaadata, et siis neid koolitusi tuleb meil ka veel aprillikuu jooksul ja lasteaedadele siis reklaamiminutina saan öelda, et tuleb ka siis koolivalmiduse koolitus aprilli lõpus ja LPT siis või Tallinna Haridusameti LPT on vist LPT see keskkonna nimi, on võimalik siis seal sellesse koolitusse ka registreerida. Aga võib siis mõelda läbi, et kellel on juba need koolivalmiduskaardid postibossi pandud, et kas sellel aastal on vaja muuta need menetlusjärjekorrad, et võib seda infot hakata juba saatma. Vot, aga minu poolt aitäh, et kuulasite ja kui on küsimusi, siis alati kirjutage. Aitäh, Kädi. Aitäh, ilusat päeva. Ilusat päeva!